Jalakäijate tänavate tegemine, rattateedeks autoridade arvelt ruumi võtmine ja muu selline lõpeb Tallinna linnas ära, selgus täna Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil. Põhjus 74 000 euroga valminud analüüs, kuidas muuta Tallinna kliimaneutraalseks. Selle lõppjäreldus oli see, et see polegi võimalik, aga kui soovite CO2 vähendada, siis esmalt tuleb minna autojuhtide kallale ja näha erinevaid ideoloogilisi piiranguid, et nende tegevust siis piirata. Sellist lähenemist, sellist väärtushinnangut, ma ütleks puudumist tänasel linnavalitsusel kindlasti ei ole ja me lähtume sellest, et me peame elanike elu võimalikult heaks tegema. Millised suured teeremondid sellel aastal ees ootavad, seda Tallinna linn veel avalikustada ei taha, kuna lepingud ei ole kõik alla kirjutatud, kuid püütakse autojuhte võimalikult vähe häirida. Ees on küll ka mõned suured teeremondid ja pudelikaelad, aga abilinnapea ei karda autojuhtide pahameelt. Ma arvan, et siis, kui autojuhid mõistavad, et tegemist ei ole lihtsalt ideoloogilise kiusamisega, vaid tänu sellele, et hetkel lihtsalt on tänav siis piiratud läbilaskega, et see tänav korda teha, millest võidavad ka nemad, et ma arvan, et mõistmist on see juures olemas. Suurematest töödest on ees juba sel nädalavahetusel algav trammitee parandamine bussijaama lähistel Lubja tänaval, mille tulemusel kaob jäädavalt ka Lubja trammipeatus. Tööde ajaks suletakse Tartu maantee ja Lubja tänava ühendus, Tartu maantee ise ei kitsene remondi ajaks. Trammiliiklus säilib, ainult 6 päeval ehk siis 3 nädalavahetusel on trammiliiklus katkenud, millal siis pöörmed paigaldatakse. Üks aru jääb töösse, ja kui siis üks osa teest on uuendatud, üks rööbastee osa, siis suunatakse liiklus juba uuele valminud teele ja siis teostatakse ära teine osa siis rööbastee uuendamisest. Lisaks, kuna lume sulades kipub Tallinnas ka asfalt sulama, siis ootavad ees löökaukude parandamine ja märgistustööd, kuid neid tehakse jooksvalt, teid sulgemata. Kevadhooaja alguse kontekstis paneme kindlasti südamele, et kergliiklushooaeg on alanud. Esimesed tõukerattad on juba nii-öelda tänavatel, et siis liiklusohutus, arvestame kaasliiklejatega, märkame, valime sobiva sõidukiiruse, pargime kergliikureid vastu nii-öelda kehtestatud reegleid sõidutee kõnnitee ääres, et mitte jätta ohutus saarele ja kindlasti ärme sõida kahekesti ja sealhulgas jälgime seda vanuse piirmäära, et nooremad palun ärme kasuta alla 16-aastased, ei tohi kasutada kergliikureid, pisimopeede, alla 18-aastased ei tohi kasutada. Palun jälgime reegleid, arvestame üksteisega ohutut liiklemist.